Ja meenutades seda kohaliku omaalgatuse programmi, mul on ka hea meel, et sul on pikaajalised kogemused sellega, mul endalgi on ju 96. aastal, kui see tõesti algas, väga väikese summaga, 1,1 miljoni krooniga terve Eesti peale. Aga need tunded, mis tulid inimestelt, kes nägid, et riik toetab kohalikku algatust, ma mäletan neid esimesi väikesi projekte, et kõik õppisid alles kirjutama ja summad olid 200-700. Ja teade, kui tulid väga väikesed summad, et ma mäletan 2000 krooniga alustati külaplatsi ehitamist ja see inimene, kes kirjutas projektiga või kirjutanud selle hariliku pliiatsiga, sest ta ei olnud kindel, kas ta oli õiged sõnad sinna saanud. Ja ta ütles, et me oleme nii kohutavalt õnnelikud, et riik annab meile raha külaplatsi ehitamiseks, et me oleme lendu täis. Ja ma arvan, et Kodukant on seisnud hästi selle eest, et see programm on jätkunud ja jätkub praegugi ja ma arvan, et see on olnud läbi aastate kõige lähedasem regionaalprogramm, mis on teinud kohutavalt palju ära, vaatamata suhteliselt väikestele vahenditele. Nüüd on muidugi vahendid olnud suuremad ja teised programmid juurde tulnud, aga ma arvan, et see ühistegemine ja ühistöö on Eestimaa loodus ja Eestimaa tulevik. Nii et seda ma soovin teile kõigile ja kui minna edasi, siis ikka üheskoos, sest üksinda ei suuda. Aitäh! Ja ma tahan Hille kindlasti anda ka Marele, kellega me koos oleme ilmselt mitu puuda soola ära söönud Kodukandi aegadest. Aitäh kõigile! Tulema siis Väike-Maarja rahvapilli ansambel Sirili oli see, kes